Tere tulemast tagasi Parkside'i töökotta. Minu nimi on Philipp ja kui ka sina soovid oma füüsilist vormi parandada, siis pane nüüd hästi tähele. Tänases isetegemise projektis ehitan varbseina. Nagu alati leiad kõik vajaminevad materjalid ja tööriistad allpool olevast juhendist. Ja kohe alustan sellega, et lõikan sukelsaega suured küljeosad vineerplaadist välja. Kui olen 4 liistu ära saaginud, siis võtan neist 2 ja puurin juba ette augud ümarliistude jaoks. Selleks võtan 40 mm Forstneri puuri ja puurpingi. Seejärel võtan puuritud ribad ja liimin need igaüks vastavalt puurimata ribale. Nii tekivadki 2 külge. Ja kui ma juba sellega tegelen, siis kleebin ka need 2 ruudukujulist vineerplaati kokku, sest nendest teen lõuatõmbekangi küljepaneelid. Kõige parem on võtta veel abiklotsid appi, et surve jaotuks ühtlasemalt. Kui liimitud osad kuivavad, saan saagida 40 mm ümarliistud sobivasse pikkusesse. Selleks sobib kõige paremini oksapuu. Ja sellega on kõik osad valmis. Aga enne kui redeliseina kokku liimin, käin kõik servad veel kord ümarfreesiga üle, et need jälle ümaraks teha. Kuna redelipulgad ei liimita ainult lihtsalt aukudesse, vaid need fikseeritakse ka tüüblitega, siis märgin tagaküljele ära pulkade asukohad. Kui kõik on lõpuks kokku liimitud, saan augud ette puurida ja tüüblid kohe läbi lüüa. Samal ajal kui varbsein kuivab, võtan ette lõuatõmbekangi. Ja alustan sellega, et saan eelnevalt liimitud plaadist välja küljepaneelid. Kui kujundid on peale joonistatud, puurin esmalt 8 mm puuriotsaga nurkadesse augud. Sirged lõikan ma sukelsaega ja viimased lõiked teen tikksaega. Riputan lõuatõmbekangi üles. Selleks on muidugi mõlemale poolele vaja konksu ja ma olen siia juba augud ette puurinud. Nüüd puurin 3 süvist kuni poole materjali paksuseni. Ja sellega on küljeosad valmis. Nüüd tuleb veel servad ümardada ja selleks kasutan ümarfreesi. Seejärel panen lõuatõmbekangi kokku ja saan selle varbseinale riputada. Nii, ja enne kui ma saan esimese lõuatõmbe teha, tuleb varbsein kinnitada. Selleks lõikan ülejäänud materjalist välja 2 vineerist riba, pruvin need taha külgede külge ja seejärel seinale. Nii, ja sellega ongi varbsein valmis. Nüüd on puudu ainult kõige olulisem, nimelt treening. Mis oli seni sinu parim vabandus, miks mitte trenni teha? Kirjuta mulle kommentaaridesse, sest nüüd pole enam ühtegi vabandust. Võta rahulikult, tee seda ise.